oleksin ÜRO peasekretär, siis ma panustaks haridusse. Haritud noored julgevad küsida ja haritud noored on nii meie riigi kui ka meie maailma kõige väärtuslikum ressurss. Ma arendaks kooli keskkonda, nii et see muutuks atraktiivsemaks nii noortele, lastele kui isegi vanematele inimestele. Siis ma võtaksin fookusesse jätkusuutlikud linnad ja kogukonnad, et julgustada inimesi mõtlema ressurssidest ringmajanduslikult, mis edendaks nii keskkonda kui ka meie tervist. Kui mina oleksin ÜRO peasekretär, pööraksin ma senisest palju enam tähelepanu lastele ja noortele, kes on üles kasvanud või elavad sõjapiirkondades. Samuti astuksime olulisi samme, et ümber korralda ÜRO Julgeolekunõukogu tööd, nii et kunagi tulevikus viiealalise liikme vetoõigused kaotataks. Siis ma töötaks selle nimel, et kõik riigid oleks võrdsed. Et kõik riigid saaksid oma arvamust avaldada võrdselt. Et kõiki riike abistataks võrdselt. Et kõik riigid saaksid otsuseid vastu võtta võrdselt. Kui mina oleksin ÜRO peasekretär, pööraksin oma töös veelgi enam tähelepanu rahvusvahelisele koostööle, et luua rohkem võimalusi noortele üksteist toetada ja üheskoos areneda. Kui mina oleksin ÜRO peasekretär, tõstaksin oma eesmärkide ambitsioonikust ning looksin motiveeriva oma hüvede ja trahvide süsteemi, mis aitaks kaasa nende täideviimisele. Eriti just küsimustes, mis puudutavad kliimat ja loodust, sest pandeemiaaeg on andnud meile põgusa nägemuse tulevikku ning hästi näidanud, mis reaalselt kõigi võimuses on ja kui positiivne mõju sellel meil ümbritsevale loodusele on. Mina prioritiseeriksin säästva arengu eesmärke ning looks sellise programmi, kuhu saavad kaasa aidata mitte ainult valitsused, vaid kõik inimesed ja kogukonnad. Kui mina oleksin ÜRO peasekretär, panustaksin veelgi enam regionaalse ebavõrdsuse vähendamisesse ja väikeriikide võimestamisesse, et tasakaalustada suurte ja väikeste riikide mõjuvõimu ja riikide arengut. Kui mina oleksin ÜRO peasekretär, siis ma töötaksin selle nimel, et igas riigis oleks keelustatud viha ja vaenukõne. Headus on meie alusväärtus. Tere tulemast kõikidele! Mina olen Anne Kivimäe ja mul on väga hea meel tervitada teid täna siin meie ühisel loengul arutelul koostöös Välisministeeriumi ja Tartu Ülikooli Narva kolledžiga. Ja sümboolselt alustasid meie tänast kohtumist noored, kes juhatasidki oma arvamusega ja oma häälega selle teema sisse. Aga idee korraldada täna selline arutelu ja loeng tekkis ühest fotonäitusest ja ma hea meelega paar minutit räägiks ja näiteks teile ka seda videot sellest näitusest, mida kõikidel on võimalik ka oma silmaga Tartu Ülikooli Narva kolledžis veel detsembri lõpuni näha. Selle fotonäituse autor Vincent Rameau on loonudki idee kirjeldada maailma lapsi läbi piltide. Ja kohe me paneme käima ka selle väikese video, mis aitab siis natukene teile tekitada kiusatust sellest näitusest ise rohkem teada saada. Vincent Rameau on öelnud ise niimoodi, et sellest möödus 6 aastat, kui hakkasin esitama küsimust, kelleks sa suurena tahad saada lastele maailmas projekti Kui ma ükskord suureks saan raames. See projekt algas eksperimendina. Nimelt ma mängisin lastega, kellega olin kohtunud konfliktist laastatud Kesk-Aafrika Vabariigis, ümber asustatud inimestest lugu tehes. Ja terve viimase aasta oli ühes kirikus end varjanud moslemite kogukond, kes ei saanud lahkuda, sest nad kartsid, et nad tapetakse. Lapsed ei saanud koolis käia, üks tüdruk hakkas oma lugu jutustades nutma ja seal istudes hakkasin ma mõtlema, kuidas ma saaksin kujutada neid lapsi nii, et keskendun nende võimalustele tulevikus, mitte ei palu neil uuesti läbi elada mineviku ja oleviku traumasid.
Ja nii ma mõtlesin sellele tüdrukule ja sõpradele välja ülesande. Otsi kostüüm, mis kujutab seda, kelleks sa suurena saada tahad. Ja mina teen sinust portreefoto. Ma ei teadnud, kas sellest saab asja, aga vähemalt tundus see lõbus. Isegi kui ma nende olukorda muuta ei saa, võin ma vähemalt mõne rõõmuhetke pakkuda. Ja mind hämmastas loovus, mida lapsed tol päeval ilmutasid. Nad valmistasid midagi peaaegu ei millestki. Paberist, lehtedest, riietest. Ja samuti saingi sellest innustust, et teha selliseid fotoseid ja korrata seda ülesannet erinevates kohtades üle terve maailma. Malis, Kongos, Nigeris, Sierra Leones, Nigeerias, Kongo demokraatlikus vabariigis, Nepaalis, Iraagis, Bangladeshis. Laste valikud peegeldasid nende igapäevaseid kogemusi. Ent need vihjasid ka raskustele, mis käisid kaasas nende igapäevaeluga. Maavarade poolest rikkas Kesk-Aafrika vabariigis võtavad nende vanemad lapsi sageli koolist ära, et nad aitaksid teemante kaevandada. Kongos kõneleb sõduriks riietunud poiste hulk osaliselt sellest, kui mitme aasta pikkuse konflikti tunnistajaks nad on olnud. Just nende laste pärast olingi kõige rohkem mures, et täna mängupüssidega mängivatest lastest saavad sõdurid homsetest sõdades. Millal me sellest vägivalla tsüklist välja murrame? Mina vastust ei tea, kuid nende piltidega tahan ma jõuda kaugemale meie enda vaatenurgast ning mõtiskleda sellistel teemadel nagu haridus ja areng maailmas. Ma tahan, et vaataksime neid noori, meie juhtide järgmist põlvkonda ja mõtleksime, kuidas saame luua ja kujundada paremat tulevikku. Nii on kõnelenud siis selle fotonäituse autor Vincent Tremont. Humanitaarkriisidesse on praegu sattunud iga 18 inimene. Humanitaarabi vajab maailmas üle 258 miljoni inimese ja kõige rängemini kannatavad naised ja tütarlapsed. Sellel näitusel kujutatud lapsed on enamasti 6–18-aastased, kes on käepärastest riietest, esemetest valmistanud endale kostüümid, et näidata, kellena nad soovivad tulevikus tegutseda, kelleks nad soovivad suureks saades hakata. Ja iga lapse tuleviku nägemusse süüvimine annab meile ainulaadse pildi nende praegustele elutingimustele ja katsumustele. Arengukoostöö ja humanitaarabi on ka Eesti välispoliitika lahutamatu osa. Ka meie kohus on aidata abivajajaid ja kedagi maha mitte jätta. Et saavutada maailm, kus on vähem konflikte, peame rohkem kõik meeles pidama, mitte ainult unistamist, vaid ka tegutsemist. Ehk et nagu te näete, see näitus on tohutu maailma akende hulk, mis avab meile võimaluse heita pilk laste ellu ja tajusse. Ja ma kutsun üles kõiki nii virtuaalnäitust kui päris näitust siis Narva kolledžis külastama. Aga selle näituse taustal saime idee hakata siis koos Välisministeeriumiga arutlema, et mis seisus siis tegelikult maailma noored on täna, millised konfliktikolded ja millised elutingimused tegelikkuses meil on. Ja seetõttu tekkiski idee ja väga lahkel valmisolekul olid ka diplomaadid nõus panustama, ka noor delegaat, et me saaksime koos teiega arutada ja kuulata ja arutleda selle üle, et saada paremini aru maailma noorte olukorrast. Me saamegi nüüd siis selle näituse kui oma idee ajendi jätta kõikidele selliseks väikeseks meeldetuletuseks, et palun võtke osa, minge ka. Ja samal ajal
pöörata siis oma pilgud juba meie tänase päeva ja esinemiste juurde. Et meil on kogunenud, meil on võimalus täna kuulata siis 3 esineja ettekandeid ja lõpus on harukordne võimalus kõikidel küsida ka küsimusi paneelis, arutleda koos, kuuldu nähtu üle. Ja esimene, kellele ma tahaks väga suure tänutunde ja heameelega anda sõna, on diplomaat, kes liitus välisteenistusega juba 1995. aastal. Ta on töötanud suursaatkondades Varssavis, Helsingis, Prahas ning Välisministeeriumi riikliku protokolli poliitikaosakonnas juhtinud Kesk-Euroopa ja Balkani bürood ning Kagu-Euroopa ja Euroopa Liidu üldasjade ja laienemise bürood. Ta oli ka asejuht suursaatkonnast Pariisis ning aastatel 2016 kuni 2018 ka suursaadik ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuriorganisatsiooni ehk UNESCO juures. Praegu töötab ta Välisministeeriumi Lähis-Ida, Aafrika ja Ladina-Ameerika büroo direktorina ja on ka Eesti esimene mitteresideeruv suursaadik Mali Vabariigis. Mul on suur au anda sõna edasi, palun, Ingrid Ammer. Ja aitäh, ma loodan, et te kuulete mind hästi. Ka minul on hästi suur au täna olla teiega ja rääkida siin, et mul on küll siiras kahju, et ei saa olla ise Narvas kohal, aga mis teha, ajast on selline, et kasutame neid võimalusi, mis meil on. Räägin täna siis natukene sellest, millega on seotud meie töö ÜROs ja ÜRO Julgeolekunõukogus. Nimelt Eesti on ju ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige aastatel 2020-2021. See liikmesus hakkab meil peatselt lõppema. Me olime kandidaat juba alates aastast 2005. See oli Eesti diplomaatia jaoks üks hästi pikaajaline eesmärk. Iseenesest see liikmesus ise näitab meie välispoliitilist küpsust. See liikmesus on tulnud minu arust meile väga-väga hea ajastusega, sest esimestel aastatel pärast iseseisvuse taastamist meie fookus oli otse loomulikult lähinaabruses, aga tasapisi on meie välispoliitiline haare kasvanud. Enne seda meie Julgeolekunõukogu liikmesust jõudsime ka olla Euroopa Liidu eesistujad, see oli 2017. aasta teisel poolaastal. Meie haaret muidugi kasvatas tuntavalt ka Julgeolekunõukogu kampaania, mida me tegime ju väga innustunult, jõudes praktiliselt kõikidesse ilmakaartesse. Mis siis Eestit toetas? Meid toetas väga meie hea narratiiv. Me oleme väike riik, me oleme edukas, tulevikku vaatav, empaatiline. Eesti kasuks räägib see, et me oleme läbinud väga eduka transformatsiooniprotsessi. Me toetame väga multilateraalset maailmakorda ja õigusriiki. Meil on olulised teemad nagu digi ja küber. Ja nüüd täna, kui me oleme juba töötanud seal Julgeolekunõukogus pea 2 aastat, siis teile ma võin ka rääkida sellest, et millega me seal tegeleme, et Julgeolekunõukogu iseenesest tegeleb rahvusvahelise rahu ja julgeoleku küsimusega, kõik vastavuses ÜRO hartaga. Julgeolekunõukogu tegeleb võimalike konfliktikolletega või olukordadega, mis võivad viia rahvusvaheliste konfliktideni. Ta pakub välja nende konfliktide lahendamiseks võimalikke mehhanisme. Julgeolekunõukogu peab tuvastama ohu rahule, tuvastama agressiooniakti ja pakkuma välja ka selleks tegevused. Mis need võivad olla? Näiteks kehtestada sanktsioonid või võtta vastu mingisugused teised meetmed, mis võiksid selle agressiooni peatada. Julgeolekunõukogu kätes on otsustada ka sõjaline rünnak agressori vastu. Kui me räägime Julgeolekunõukogu kohtumistest, siis 72% kohtumistest toimuvad regionaalsetel teemadel ja nendest omakorda pooled puudutavad Aafrikat, umbes 1/3 Lähis-Ida.
3. koha omanik on siin Ladina-Ameerika. Meil on igapäevaselt töös umbes 30 nõnda öelda regionaalset faili, aga osad nendest mitteametlikult. Näiteks julgeolekunõukogu arutab olukorda Etioopias või Venezuelas mitteametliku päevakorrapunktina. Julgeolekunõukogu resolutsioonidest peaaegu 70% puudutavad Aafrikat. Miks? Sellepärast, et nii kurb kui see ka pole, siis enamus praegustest relvastatud konfliktidest on Aafrikas. Meil on circa 14 sellist regulaarset faili, nõnda öelda, nagu me ütleme, alates Liibüast, Lääne-Saharast, Malist, Sahelist, Somaaliast, Suurjärvistust, kuni sinna allapoole välja. Kui küsite, et mis asi see on, mis teeb mõne riigi või regionaalse teema julgeolekunõukogu failiks, see on näiteks vastavad resolutsioonid, mis on vastu võetud, on otsustatud saata ÜRO missioonid. Me töötame nende missioonide mandaatidega, me töötame sanktsioonirežiimidega näiteks. Julgeolekunõukogu ei võta uusi teemasid päevakorda kergekäeliselt. Nõukogu ise on hästi prestiižne, aga olla julgeolekunõukogu laual, nõnda öelda menüüs, ei ole üldse mitte prestiižne. Me näeme omamoodi skisofreenilist olukorda, kus riigid näiteks tahavad abi oma julgeoleku tagamisel, aga nad ei soovi oma pinnale ÜRO missioone, nõnda öelda saapaid maale. Julgeolekunõukogu tegeleb nii horisontaalsete kui regionaalsete teemadega. Need põimuvad. Me tegelikult räägime regionaalsete teemade käsitlemisel horisontaalsetest ja vastupidi. Ja kui tuua mõned näited sellistest päevakajalistest horisontaalsetest teemadest, mis puudutavad väga ka Aafrikat, siis on näiteks lapsed relvakonfliktides, naised, rahu ja julgeolek või kliima ja julgeoleku seosed. Konfliktidest endist kõige keerulisemad tegelikult on Lähis-Idas, aga Aafrika on tõusvalt keeruline. Arutelud on väga rasked, eriti teatud teemadel, ütleme nagu sanktsioonid, mida nähakse tihti kui sekkumist riigi siseasjadesse ja põhjusena riigi keerulisele humanitaarolukorrale. Väga keeruline teema on näiteks relvaembargo, kus riigid vahel võideldes relvaembargo kehtestamise vastu ütlevad, et aga kui neile relvaembargo kehtestatakse, siis nemad ei saa ise oma julgeoleku olukorra parandamiseks midagi ära teha. Väga keeruline on ka seksuaalvägivalla teema, eriti see, mis on seotud konfliktiga. Väga palju probleeme on seotud ajalooga. Sest meil on tihti riikide vahel väga keerulised suhted või on probleemid, mis on seotud olnud ka koloniaalajastuga, aga samas vahel on see ka vabanduseks sees. Mida teistelt soovitakse, on see, et ei soovita õpetamist. Aafrika ise, otse loomulikult esimene, mis me võime öelda Aafrika kohta, et see ei ole ju riik, see on äärmiselt kirev kontinent, see on kultuuriliselt väga rikka ajalooga. Ta on väga paljude erinevate rahvustega. See, et mõnes Aafrika riigis elab 100–200 eri rahvust, on täiesti tavapärane. Mis on iseloomulik, on ka see, et piirid on tihti suvaliselt nõnda öelda joonlauaga tõlmatud. Need ei arvesta neid rahvuste piire. Aafrikas on valdav hõimukultuur ja sellega seondub ka see, et tihti asetatakse just sotsiaalsed õigused kõrgemale individuaalsetest õigustest. See on erinev sellest, kuidas meie asju näeme. Kontinendil on väga palju erinevaid religioone ja tavasid ja konfliktidel, mis seal on käimas, on tihti palju erinevaid põhjuseid, mis teeb nende lahendamise hästi raskeks. Üks konflikti põhjus on näiteks karjakasvatajate ja põlluharijate konflikt. Tüüpiline näide, maa kõrbestumine
viib ära tegelikult karjakasvatajatelt võimalus oma karja toita senistel karjamaadel, minnakse allapoole, nõnda öelda lõuna poole, kus on põlluharijate põllud ja võetakse see loomadega üle ja see on üks väga levinud konflikti põhjus. Ekstremism. Iseenesest islamism ei ole midagi sellist, mis oleks Aafrikale väga iseloomulik ajalooliselt, see on pigem sisse tulnud Lähis-Ida kaudu ja selle leviku põhjused on olnud vaesus ja perspektiivi puudumine. Lisame veel siia demograafilise olukorra. Aafrikat on iseloomustanud viimastel aastatel tohutu rahvastiku juurdekasve ja kui me näeme väga suures koguses noori töötuid mehi, siis tegelikult see ongi juba riskikohta. Ja kui sinna veel lisanduvad juurde probleemid hariduse saamisel. Kui ma räägin demograafilisest olukorrast, siis rahvastiku juurdekasvu osas on minu teada maailmarekordi omanik Niiger, kus ühe naise kohta sünnib peaaegu 7 last, kas 6,7, kui täpne olla. Mali jääb natukene alla, seal oli vast 6,4 last ainult. Ja tervel Aafrika kontinendil on mediaanvanus alla 20 aasta. See on päris ilmekas. Ma räägiksin natukene paarist Aafrika konfliktist, millega me oleme tegelenud. Mõtlesin, et võtaks Aafrika sellepärast, et tollel kenal fotonäitusel enamus fotosid oli Aafrikast ja ka nendest 2 konfliktist, millest mõtlesin veidikene rääkida. Üks on Sahel ja Mali ja teine on Suurjärvistu ja Kongo TV. Mida me teeme ja mida me saame teha? Esiteks Sahel. Mis asi on Sahel? Sahel on piirkond ehk vöönd Sahara kõrbe all. See ulatub Atlandi ookeanist India ookeanini. See on suur kultuuride risttee, kus kohtub Araabia ja Berberi maailm, nõnda öelda Musta Aafrikaga allpool. See on religioonide, hõimude ja kultuuride paljusus. Selle keskmes on täna Mali konflikt, mis algas Põhjamaalis, aga mis liigub pidevalt allapoole, lõuna poole. Mali on iseenesest ajalooliselt ja kultuuriliselt väga rikas riik. Keskajal oli Põhjamaali Timbuktu tuntud kui üks maailma kõige vägevamaid islamiõpetuse keskuseid. Timbuktut teati kui 333 pühaku linna. Seal elavad põhiliselt tuareegid, kes ajalooliselt olid karavanipidajad ja nad vedasid üle Sahara soola kaamelitega. Nad tunnevad kogu kõrbe läbi ja lõhki. Mali iseseisvus Prantsusmaast aastal 1960. Esimesed demokraatlikud valimised toimusid seal 92. aastal. Aga alates iseseisvumisest on olnud olukord Malis vägagi turbulentne. Neid põhjapoolseid territooriume Malis, kus elavadki need rändkarjakasvatajatest tuareegid, keskvõim praktiliselt ei kontrolli. Ja siin on ka esimene konflikti probleem, põhjus, nõrk riigivõim. Praeguse kriisi lätte taga hakkasid sündima kuskil 90-ndatel. Nimelt Alžeeria, Mali põhjanaaber, pidas 90-ndatel aastatel võitlust islami terrorismiga ja puhastas nõnda öelda oma riigi terroristlikest rühmitustest, aga ega need rühmitused iseenesest kuhugi ei kadunud, need liikusid allapoole, lõuna poole, Sahara poole. Leidsid üle sisuliselt puuduvate piiride tee Malisse. Ja teine põhjus, mis aitas kaasa kriisi vallandumisel, oli Liibüa kriis aastal 2011. Paljud Põhjamaali tuareegid töötasid nimelt Gaddafi armees ja kui Liibüas kriis vallandus, nad jäid töötuks, tulid koju tagasi, aga seal kohtusid peavarju leidnud islamistlike rühmitustega. Tuareegide küsimus oli aga üks, mis oli Mali iseseisvumisel jäänud lahenduseta. Nende rahulolematus oli väga suur ja alad iseenesest väga vaesed.
ja tuareegid, kes siis olid aastasadu üle Sahara, eks ole, kaupu vedanud, kasutasid siis avastasid ennast ühel hetkel olukorrast, kus neil ei ole tööd, neil ei ole sisuliselt midagi ja ainus moodus, kuidas nad saavad endale nõnda öelda elatist teenida, oligi vedada uusi kaupu üle Sahara, relvi, inimesi, narkot. Väga nukker lugu. 2012. aastal siis algas see praegune kriis. Tuareegid olid alustanud järjekordselt ülestõusu, soovisid saada iseseisvaks ja samal ajal kasutati sõjaväelaste poolt ära tekkinud segadus ja viidi ellu sõjaväeline riigipööre. Mässulised olid peaaegu et üle võtmas riigi pealinna Bamakot. 2013. aastal viis Prantsusmaa siis oma väed Malisse, siis alustas seal ka Euroopa Liidu väljaõppemissioon ja ÜRO rahuvalvemissioon. Toimusid valimised, lepiti kokku, sõlmiti rahuleping Tuareegi mässuliste ja Mali riigi vahel 2015. aastal, aga tegelikult probleeme ei lahendatud selles mõttes, et riik on endiselt vaene, põhjapiirkonnad on sisuliselt riigi kohaloluta, majandusolukord on väga kehva ja rahvas oli tänavatel. 2018. aastal valiti taas Ibrahim Boubacar Keïta presidendiks, aga rahvas oli sellega juba niivõrd rahulolematu, et see jõudis sinnamaile, et eelmisel aastal suured meeleavaldused päädisid sõjaväelise riigipöördega. Siis suudeti leppida kokku üleminekuperioodis, lepiti kokku valitsuses, parlamendis, aga probleemi ja kriisi algpõhjuseid siiski ei suudetud lahendada. COVID süvendas veelgi kriisi ning selle aasta maikuuses toimus järjekordne riigipööre. See oli nõnda öelda riigipöörde sees, sellepärast et osad kolonelid, kes olid varasemalt riiki pööranud, nüüd pöörasid selle uuesti enda kasuks. Mali on tänaseks nüüd juba sanktsioonide all, vaatame ÜROs, kuidas meil on üldse võimalik olukorda aidata lahendada, Euroopa Liit töötab, aga mida teeme siis meie? Meie oleme Mali kriisis toetanud põhiliselt sõjaliselt lahendust. Me oleme kohal aastast 2013 ja kõikides rahvusvahelistes missioonides. See on täna Eesti Kaitseväe kõige suurem välismissioon. Me alustasime Euroopa Liidu väljaõppemissioonis EUTM Mali ja ÜRO rahuvalvemissioonis MINUSMA. Seejärel 2018. aastal liitusime prantslaste terrorismivastase operatsiooniga Barkhane ja selle rakkerühmaga Takuba. Me oleme oma töö eest nendes üksustest saanud väga palju tänusõnu ka maalilastel. Samas me täna töötame ka ÜRO Julgeolekunõukogus. Töötame selle nimel, et seesama ÜRO rahuvalvemissioon oleks kohendatud mandaadiga. Me töötame Euroopa Liidus, et leida lahendust sellele käesolevale olukorrale, kuidas me saame pöörata riiki nõnda öelda taas õigele ja konstitutsioonilisele teele, millised on need meie vahendid, mis on meie käes ja täna me näiteks Euroopa Liidus arutame sanktsioone riigipöörajate suhtes. Eesmärk on see, et Mali siiski järgmisel aastal kevadel viiks läbi valimised ja seal oleks konstitutsiooniline kord taastatud ja Mali saaks ise ka aidata meid, aidata neid, julgeolekut tagada, majandusolukorda parandada ja kõiki neid väga erinevaid probleeme lahendada. Mis ma veel ütlen selle kohta, ega tegelikult ongi väga raske. Malit me oleme aidanud veel ka humanitaarabi osas.
aga see ongi põhiline olnud, mis me oleme teinud, aga ma ütleks, et ühe väikese riigi kohta on seda tegelikult päris palju. Meie tegevust on seal nähtud. Teine kriis, millest mõtlesin natukene rääkida, on osaliselt sarnane, aga osaliselt hoopis teistsugune ja Eesti ei ole sellesse kriisi niivõrd palju oma pingutusi selle lahendamiseks pannud, küll aga me oleme arutanud neid teemasid Julgeolekunõukogus ja ka Euroopa Liidus. Aga meil ei ole kaitseväe missiooni kohal. See on Aafrika Suurjärvistu ja Kongo TV. Aafrika Suurjärvistu, see on piirkond Ida-Aafrikas, Victoria järve, Tanganyika, Kivujärvede ümbruses ja erinevate riikide piiridel. See on Kongo TV, Uganda, Rwanda ja Burundit hõlmav. Ka seda piirkonda iseloomustab tegelikult nõrk riigivõim, aga erinevalt Sahelist, mis tegelikult on väga karm ja raske kõrbe territoorium, tühi, siis Suurjärvistu on hoopis erinev selles mõttes, et see on väga rahvarohke piirkond Aafrikas, seal elab üle 100 miljoni elaniku, see on tohutute loodusrikkustega ja väga suurte looduslike ressurssidega, seal on meeletult suured kullavarud, seal on meeletult suured teemantivarud, Kongo TVs koltanivarud sisuliselt maailma kõige suuremad ja koltanit vajab just elektroonikatööstus, kõik Apple'i telefonid, igal puhul on see sees, ilma selleta ei pääse. Ja kuigi regioon on ekvaatoril, ei ole see üldse klimaatiliselt liiga kuum, sellepärast, et see asub kõrgel. Ausalt öeldes, olles seal piirkonnas käinud, ma ütleks, et see on üks maailma kõige ilusamaid looduse poolest kante ja vaatad, et tegu on täieliku paradiisiga, aga seal paradiisis sa näed põrgut sõna otseses mõttes. Ja ma räägin Kongo TV-st. Kongo TV-s on Sahara-taguse Aafrika suurim riik. Tema pindalaga saaks katta enamuse Lääne-Euroopast. Seal elab üle 100 miljoni elaniku. Nagu ma mainisin, see on oma tohutute maapõuerikkustega, aga vaatamata sellele, et Kongo on niivõrd rikas, on ta siiski väga vaene. Iseseisvumine Belgiast ei toonud tema õuele õnne, vaid üle 3 aastakümne kestnud Mobutu Sese Seko kleptokraatliku režiimi. See, mis seal praegu juhtub või see praeguse konflikti alged olid tegelikult Rwanda genotsiidis. 1994. aastal pärast Rwanda genotsiidi pages üle 1 miljoni hutu ja nende seas siis Rwanda armee osad üksused, kes vastutasid ka selle genotsiidi elluviimise eest, pagesid Ida-Kongosse. Algasid Kongo sõjad, kusjuures teine Kongo sõda, mis kestis aastani 2003, seda kutsutakse oma ulatuse poolest ka Aafrika maailmasõjaks. Selles kaotas elu 6 miljonit inimest. 2 miljonit pages oma kodudest. Kongos on ÜRO missioon sees alates 1999. aastast. 2010. on see operatsioon, rahuvalveoperatsioonina MONUSCO. Et kui tänaseks on enamuses osas, valdavas osas Kongost olukord muutunud paremaks, siis tegelikult Ida-Kongos ehk seal Suurjärvistu piirkonnas me näeme olukorda aina keerulisemaks muutumas. Ja põhiliseks probleemiks on seal relvarühmitused, keda on kokku üle 100. Need peidavad ennast Aafrika vanimas rahvuspargis Virungas, kus muuseas elavad ka pooled maailma ohustatud mägikorilladest. Need rühmitused saavad oma tulu maapõuevarade eelkõige kulla salakaubandusest. Mis on lahendus? Sõjaliselt olukorda ei lahenda, sellepärast, et relvarühmituste huvid on eelkõige kriminaalmajanduslikud ja Kongo valitsusel tuleb julgeoleku tagamise kõrval seega turgutada ka majandust, et relvarühmitused ei suudaks nii lihtsalt värvata
piirkonnast noori mehi. Neil lihtsalt ei ole tööd. Et tegelikult võimalusi ju selleks oleks, kui vaadata, kui rikas on see piirkond või kui ilus on Virunga, et see võiks olla täiesti üks maailma turismi tõmbenumbreid, aga ta kahjuks ei ole. Mida me teeme siis? Ida-Kongo vajab ÜRO missiooni aastaid. Mis tahes vähendamine MONUSCO poolt saab olla vaid järk-järguline. Kohalikud inimesed, eriti naised ja lapsed, vajavad kaitset käimasoleva konflikti ja terrorite ees. Lapsi on seal värvatud sõdurikeks, neid on viidud otse koolipingist orjatööle, mõnda ebaseaduslikku kaevandusse, need lapsed vajavad lapsepõlve. Aga mida saame teha siis meie? ÜRO Julgeolekunõukogus otse loomulikult me töötame selle nimel, et ÜRO rahuvalve missioon MONUSCO, selle mandaat oleks vastav selle praeguse olukorraga, et just sellise mandaadi muudatustega me saaksime kuidagiviisi kaasa aidata selle konflikti lahendamisele. See jutt kõlab ilmselt kõik päris kurb, sest olukord Euroopale lähedases Aafrikas on pigem halvenenud, olemasolevad konfliktid süvenenud, mõned uued on esile kerkinud, meil on juurpõhjused, mis vajavad tegelemist. Meil vahel tuleb ka tunnistada, et me oleme teinud mõningasi asju valesti, sest see pole andnud tulemusi, aga see ei tähenda, et me ei peaks otsima lahendusi ja uusi teid. Ja kuidas me saame siis töötada selle nimel, et need konfliktid võiksid leida lahendusi? Me saame töötada multilateraalses maailmas, eelkõige ÜROs, kus me täna töötame Julgeolekunõukogus, aga tegelikult neid teemasid arutab ka laiem ÜRO süsteem, kas või inimõiguste nõukogu, sellepärast, et kõikide nende konfliktidega kaasnevad tihti ka väga suured inimõiguste rikkumised. Me saame töötada nende konfliktidega osaliselt ka Euroopa Liidu raamistikus, vaadata, kas ja milliste Euroopa Liidu poliitikatega me saame toetada seda, et nendes riikides rahuprotsessid edeneksid. Mida saame veel teha? Nagu ma mainisin Mali puhul, eks ole, meie oleme saatnud oma kaitseväelased sinna missioonile. Mali on täna meie kõige suurem välismissioon. Jah, sõjaliselt ei lahenda, aga ilma julgeolekuta pole arengut. Meil on võimalus toetada tsiviilmissioone, mis on väga olulised, sellepärast, et läbi nende me saame aidata näiteks kohalikke eksperte või politseid välja õpetada. Vahel on meil probleeme sinna saatmistega, sellepärast, et need missioonid vajavad konkreetsete keelteoskust. Sahelis näiteks on väga vaja ka prantsuse keeleoskust, nii et tasub õppida keeli. Mainisin jah seda, et Euroopa Liidu poliitika kujundamistest saame osaleda ja kindlasti mõelda selle peale, et iga hääl loeb. Me ei saa mõelda selle peale, et miski meid ei puuduta, sellepärast, et kaudselt ühel hetkel me võime näha, kuidas kõik need kriisid tulevad meie koduõuele ja tegelikult me oleme seda juba näinudki. Ma mainisin, et julgeolekuta pole arengut, aga hariduseta tegelikult pole tulevikku. Panus haridusse on sisuliselt minu arvates kõige alus ja eriti kui vaadata seda demograafilist olukorda. Ja kui ma mõtleks nendele hetkedele, kus ise külastasin kas Saheli riike või sama Kongo TV-d ja kui mul mingisugused mälupildid on just kõige sügavamalt silme ees, siis ma kirjeldaks seda kui laste peade merd, et see on midagi täiesti uskumatut, sa lihtsalt vaatad enda ette ja su ees on laste pead ja need lapsi on seal nii palju ja koolid on kinni. Kas COVID-i pärast või julgeoleku tõttu. Et mis toob ka esile selle, et iseenesest Eestil on väga häid lahendusi ka distantsõppeks olemas. Jah, seal pole kohati külades elektrit ega internetti, aga vahetavahel on siiski võimalusi, kuidas me saame aidata.
Me oleme töötanud eriti just ÜRO raamistikus väga raskete teemadega nagu seksuaal- ja reproduktiivtervis. See on ülimalt tundlik teema, aga jah, kui ma räägin jälle sellest laste peade merest, siis need on asjad, millest ei saa üle ega ümber. Me töötame inimõiguste rikkumistega, on võimalik neile tähelepanu pöörata ja tegelikult, nagu ma siin enne ka mainisin, sanktsioone kehtestada nende isikute suhtes, kes on neid rikkumisi ellu viinud. Ja kes soovib ka eraisikuna kuidagiviisi toetada, siis selleks on alati olemas erinevaid võimalusi, kes vaid soovib. Et on palju erinevaid võimalusi toetada laste haridust, näiteks läbi UNICEF-i. On võimalus teha 10-20 euroseid annetusi selleks, et mõni Aafrika laps saaks koolis käia. Saab toetada loodusrikkuse säilimist, ma rääkisin sellest imelisest Virunga rahvuspargist Ida-Kongos, võib adopteerida mõne väikese gorillabeebi. Vabatahtlikuna taoliste kriiside keskele tööle asuda riigina kindlasti ei soovitaks, see on väga ohtlik, aga tasub kindlasti mõelda sellele, et suured asjad algavad paljudest väikestest sammudest. Ulatagem õnge. Ja tegelikult neid kaugeid kriisikoldeid külastades jõuab väga hästi kohale ka arusaamine ja teadmine, et me oleme oma väikeses Eestis ikka erakordselt privilegeeritud ja rikkad. Kõik. Suur tänu ja suur aitäh ka sellise võimaluse eest kas või selle kõne jooksul juba kujutlustes kanduda Aafrikasse ja mõelda hoopiski teistsugusele eluolule kui see, mida meie siin näeme. Meil on võimalik praegu võtta mõned konkreetsed küsimused, kui kellelgi on tekkinud, et kas keegi tahaks midagi kohe küsida selle ettekande kohta. Ma arvan, et praegu on nii emotsioonid täis, et tekitab, et lihtsalt vajab natuke aega. Ma ei tea, kuidas teistel ma näen, et mõned noogutavad. Praegu lihtsalt emotsiooni nii täis. Vabandust ja aitäh. Teist oli väga huvitav. Aitäh. Aitäh. Tõesti, see ei ole ka lihtne kuulamine ja selle peale mõtlemine ja samas ka see lõpp, et me oleme tõesti siin Eestis privilegeeritud olukorras, paneb mõtlema. Aga ärge muretsege, teil on võimalus tõesti ka küsida selle sessiooni lõpus, et kus me natukene saame arutleda ja tervikuna siis mõelda, et koos nendele teemadele. Nii et kui praegu küsimusi ei ole, aga tekivad, pange need kirja, palun. Ja siis on võimalik veel tänase sessiooni lõpupoole küsida. Aga lähme siis hetkel edasi ja meie järgmine esineja on ka diplomaatias juba päris kaua tegutsenud, päris kaua, tähendab 22 aastat ehk siis kaua. Ja enne praegust ametikohta töötas ta digiasjade nõunikuna äridiplomaatia üksuses, kus ka keskendus just Aafrika mandriga suhetele. Aga ta on töötanud ka Eesti Pariisi saatkonnas majandusnõunikuna ja teinud tihedat koostööd Prantsuse valitsuse erasektoriga ja on varem töötanud erinevatel arengukoostöö ja humanitaarabiga seotud ametikohtadel, sealhulgas Eesti alalises esinduses ÜRO juures Genfis. Ta on töötanud ka poliitika ja Euroopa asjade osakonnas, mis käsitleb kahepoolseid suhteid erinevate Euroopa riikidega ja olnud ametis Eesti saatkonnas Bonnis ja Berliinis. Väga suur heameel ja au anda üle sõna Kadi Metsandile.
kes on muide hetkel siis arengukoostöö ja humanitaarabi büroo direktor. Palun. Ja tänud kõigepealt Tartu Nalva kolledžile sellise idee ka välja tulemise eest ja ma arvan, et selliseid üritusi võiks tegelikult olla rohkem, et meie saame rääkida, mis me teeme ja samas saame ka kuulda siis noortelt, et kuidas veelgi paremini asju teha. Aga nagu video näitas, siis mina räägin täna Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevustest. Me oleme olnud tegelikult siis juba arengukoostöö tegija ja abiandja üle 20 aasta ehk et sama palju ja sama kaua, kui mina olen Välisministeeriumis töötanud. Ja mul on väga hea meel, et tegelikult aasta-aastalt oleme me oma panuseid tõstnud ja üha nähtavamad olnud ka rahvusvahelises koostöös. Ja mul on ette valmistatud ka teie jaoks slaidid, mis siis aitavad natukene minu juttu illustreerida. Et ma palun need käivitada. Ja, et mis on arengukoostöö? Et arengukoostöö on siis meie partnerriigile või siis arenguriigile antav rahaline või materiaalne abi või oskusteave. Ja see on selline dialoogi pidamine riigi valitsusega, erinevate organisatsioonidega. Eesmärgiks loomulikult on siis riikide nii-öelda heaolu parandamine ja vaesuse vähendamine. Ja humanitaarabi on siis selline kiireloomuline kriisi või konflikti ajal tekkinud abile vastamine siis eesmärgiga päästa inimelusid ja leevendada siis neid kannatusi. Nii et need on sellised kaks hästi olulist definitsiooni, et kui arengukoostöö on selline rohkem poliitiline koostöö riigi valitsusega, siis humanitaarabis me lähtume alati humanitaarabi printsiipidest, mis tähendab, et abi andmine peab olema neutraalne. Ei ole vahet, kas see on sinu vaenlane või on ta sõber, sa vaatad, kuidas inimelusid päästa. Nii, järgmine slaid, palun. Ja kuna me siin rääkisime ka, või minu eelkäija Ingrid rääkis ÜRO Julgeolekunõukogust, mis kahtlemata on meie välispoliitika üks läbi aastate kõige olulisem prioriteet ja tegevus, siis siin slaidil on näha ka need nii-öelda
lühidalt prioriteedid, et millele me keskendume siis julgeolekunõukogu liikmelisuse ajal. See on siis rahvusvaheline õigus, rahu ja julgeolek, inimõigused ja konfliktiennetus, küberjulgeolek ja kliimamuutuste ja rahvusvaheliste julgeoleku seos. Ning Eesti ehk siis väikeriigi eesmärk on ka ÜRO Julgeolekunõukogu töömeetodeid teha läbipaistvamaks ja tõhusamaks. Järgmine slaid, palun. Eesti panusest, et me oleme väike riik, nagu ka Ingrid mainis. Meie panused kunagi ei ole rahaliselt suured olnud ja nad ei saa ka olema suured. Meil on alati oluline olnud, et meie välispoliitika põhineb väärtustel ja kokkulepitud reeglitel, mitte eelkõige huvidel. Sellepärast ka väga palju kuulatakse meid ja usutakse, sellepärast et see, mida me ütleme, me ka teeme. Ja arengukoostöös on siis olnud eelkõige meie selline lisandväärtus, just nimelt see nutikus, oskusteave ja meie enda reformikogemus. Eriti siis idapartnerlusriikides kuulatakse just nimelt Eestit siiamaani väga palju, sest kõik teavad, et meie ise oleme läbi käinud sama käänulise ja keerulise tee, aga selle 30+ aastaga oleme me tegelikult saavutanud väga palju. Nii et me võime olla tõesti uhked oma riigi arengu üle. Ja Eesti arengukoostöö põhimõtteks on alati olnud ka see, et anda ikka õng, mitte kala, ehk et me tegelikult oma koostööprojektides just nimelt anname edasi seda oskusteavet, mille najal siis tegelikult kohalikud partnerid saavad ise riigi arengut edasi viia. Ja mis on hästi oluline ka kogu Eesti siis arengukoostöö humanitaarabi kontekstis, miks me selle valdkonnaga tegeleme, on see, et me ei saa kunagi võtta vabadust ja rahu iseenesest mõistetavana. Ja ma arvan, et täna olete ka kõik teie, kes te seal kaamerate taga olete näinud, mis toimub meie enda piiride läheduses. Me ei tea kunagi, millal võib tegelikult olla ka see hetk, kus Eesti peab taas paluma ka teiste riikide abi. Järgmine slaid, palun. Ja võib-olla veel täpsemalt, et miks siis on arengukoostöö välispoliitika oluline osa. Nagu ma just mainisin, et me peame ise andma abi selleks, et kui ühel hetkel on meil endal abi vaja, siis tullakse meile ka nii-öelda loomulikult appi. Ja koostöö teistega kasvatab ka meie enda julgeolekut, ehk et ma siin viitan jällegi idapartnerluse riikidele, et kui näiteks Ukrainas ja Gruusias on poliitiline olukord stabiilne, siis tegelikult see kasvatab ka meie enda julgeolekut, meie enda lähinaabruses. Ja meil on kahtlemata olulised ka siis liitlassuhted teiste oluliste Euroopa Liidu partneritega, kes samamoodi soovivad panustada näiteks idapartnerlusriikide arengusse. Ja Eesti kõige selline olulisem märksõna, miks meid tuntakse, on kahtlemata see, et me oleme suur digiriik. Ja siin me oleme siis üha rohkem ka tegelikult valmis oma kogemust jagama. Järgmine slaid, palun. Nüüd natukene ka arengukoostöö lähtealustest, et ma korra juba mainisin, et me oleme üle 20 aasta olnud ise doonorriik ja 1998 on täpselt see aasta, kui mina tegelikult liitusin Välisministeeriumiga ja sel hetkel me ise tegelikult saime veel päris palju abi teistelt riikidelt. Aga me tundsime, et seal, kus on humanitaarkriis, me tegelikult oleme valmis ka natukene panustama, et 1998 oli siis see hetk, kui me andsime esimese rahvusvahelise annetuse rahvusvahelise Punasele Risti komiteele ja abistasime näiteks ka Pihkva regiooni ravimitega ja saatsime ka tsemendipulbrit Tšehhi ja Poola, sest seal olid üleujutused. Ja meie praeguse tegevusi siis reguleerib välispoliitika arengukava, mille te kõik leiate ka tegelikult meie kodulehelt. Ja selle välispoliitika arengukava all on siis selline praktilisemat laadi dokument ehk siis arengukoostöö humanitaarabi programm. Ja omakorda selle programmi juurde on liidetud ka erinevad maa- või regiooni strateegiad.
millest me siis lähtume oma tegevuste planeerimisel. Ja siin on ka link arengukoostöö andmebaasile, kus te saate leida tegelikult läbi aegade kõik projektid, mida Eesti on rakendanud või on ka rakendamas. Ja üks infokild ka numbrite kohta, et eelmisel aastal siis esialgne Eesti kogu arengukoostöö maht oli 43,3 miljonit eurot. Ja see tähendab seda, et see ei olnud raha, mida Välisministeerium siis nii-öelda partneritele jagas, vaid see on kogu Eesti panus ehk et teised riigiasutused, kes ka tegelevad arengukoostööga, kolmas sektor, ülikoolid ja nii edasi, nii edasi. Järgmine slaid, palun. Nüüd 2 sõna ka kahepoolsest arengukoostööst. Selle maht oli siis eelmisel aastal 13,9 miljonit eurot ja ma korraks juba mainisin ka idapartnerlusriike siin siis veel kord ka nimetatuna. Need on meie prioriteedid, head partnerid Ukraina, Gruusia, Moldova, Valgevene. Partnerriik või prioriteetne riik oli ka Afganistan, aga lähtuvalt siis tekkinud olukorrast, kus kõik riigid pidid tegelikult oma kahepoolsed arengukoostöö projektid peatama, oleme ka meie tänaseks seal tegevuse lõpetanud ja Afganistanile me anname praegu siis humanitaarabi läbi siis ÜRO organisatsioonide, sellepärast et nemad on seal kohapeal, neil on juurdepääs abivajajateni ja see on see viis, kuidas me saame natukenegi siit poolt aidata siis seda kohutavat olukorda leevendada. Ja kasvav fookus on ka Aafrikal. Selle aasta veebruaris me siis Välisministeeriumis lansseerisime kõige esimese kõikehõlmava Aafrika strateegia ja sellest lähtuvalt on siis eelkõige fookus Ida-Aafrikal ja väga palju tegevusi me teeme juba ka Keenia suunal. Et vabariigi president, ka nüüd juba tänaseks endine president, aga siiski president Kersti Kaljulaid oli siis ka esimesel riigivisiidil Aafrika mandril septembris ja see oli just nimelt Keenias. Järgmine slaid, palun. 2 sõna ka mitmepoolsest koostööst, see tähendabki siis koostööd ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Siin ma võib-olla numbri detaile ei hakka ette lugema, see on kenasti teil näha slaidilt. Me oleme ÜRO-ga tegelikult alates siis sellest ajast, kui me liitusime või saime ÜRO liikmeks, teinud järjest rohkem koostööd erinevate siis allorganisatsioonidega. Tahaksin välja tuua siin mõned UNICEF, mis on siis ÜRO lastefond. Siin oli varem ka juttu haridusest, mis on oluline ja tegelikult muutub ka veelgi olulisemaks meie arengukoostöös. Siis on UN Women, mis on siis naiste organisatsioon, mille tegelikult asutaja liikmesriik oli ka Eesti. See on ÜRO arenguprogramm, toiduprogramm, tervishoiuorganisatsioon ja nii edasi ja nii edasi. Väga suur osa tänasest arengukoostöö nii-öelda mitmepoolsest rahastusest läheb meil Euroopa Liidu arengukoostöö eelarvesse. Nii et igal pool, kus te kuulete, et Euroopa Liit midagi teeb ja toimetab, siis kaudselt seal on tegelikult sisse kirjutatud ka juba Eesti maksumaksja raha. Nii et saate öelda, et ka Eesti panustab ja teeb. Ja nüüd seoses COVID-i pandeemiaga siis teeme väga palju koostööd ka COVAX-i ehk siis Gavi organisatsiooniga, initsiatiiviga. See on siis selline initsiatiiv, mis keskselt siis koordineerib vaktsiinide jagamist arenguriikidele. Nii, järgmine slaid, palun. Nüüd paar sõna prioriteetsetest valdkondadest. Digist me tegelikult juba rääkisime ja digi puudutab ka siis kogu demokraatia, õigusriigi arengut ja head valitsemistavasid. Et see on see, kuidas Eesti ka tegelikult oma siis tõhusa riigisüsteemi üles ehitas. Ja siinjuures me alati rõhutame ka seda, et meil on väga hea koostöö erasektoriga, sellepärast, et ilma
nii-öelda erasektori kaasumiseta ei oleks ka Eesti e-riigi areng seal, kus ta täna on. Siis väga oluline arengukoostöös on loomulikult ka kodanikuühiskonna edendamine. Kvaliteetne haridus, nagu ma mainisin, et seoses COVIDiga tegelikult me näeme, et juurdepääs haridusele on vähenenud ja siin on meil plaanis veelgi enam tegelikult panustada vahendeid arengukoostöös haridusvaldkonnale, aga ka teha rohkem kahepoolseid projekte. Siis väga oluline ka majandusarengu toetamine, aidata kaasa partnerriigi erasektori arenemisele ja digi- ja rohepööre on kahtlemata ka siin väga tihedalt seotud. Tervishoid tuli üles samamoodi COVIDi pandeemiaga. Väga paljud riigid vaatasid taaskord Eesti poole, et me aitaks tervishoiusüsteeme digiteerida. Ja siin me kaardistame praegu ka siis erinevaid võimalusi. Ja miks ma ka täna siin olen, et väga oluline on meie jaoks ka avalikkuse ja noorte teadlikkuse suurendamine arengukoostööst. Sest täna olete teie ülikooli pingis, aga meie huvi on, et üha rohkem teid liituks ka meie süsteemiga ja kui mitte Välisministeeriumis, siis nii-öelda mõne MTÜ-ga, kes tegeleb arengukoostöö teemadel või siis erasektoriga, kes tegeleb arenguriikides näiteks erinevate projektidega, et ma väga loodan, et peale seda tänast üritust nii mõnigi vaatab rohkem siia valdkonda sisse ja võib-olla siis planeerib ka oma tulevikku, mis on seotud rohkem meie teemadega. Palun järgmine slaid. Nüüd humanitaarabist ka natukene lähemalt. Enne juba paar sõna sai mainitud, et humanitaarabist siis on tõesti see inimlik aspekt primaarne. Me ei vaata, kellega on tegu, vaid me vaatame seda, et kuidas me seda inimest saame aidata, et kas ta siis nii-öelda tema elu saaks päästetud või et mingi minimaalne selline abi inimväärseks olemiseks oleks tagatud. Me näeme ka migratsioonivoogusid, samamoodi meie enda põhimõtteliselt ukse ees on migratsioonikriis ja siin on väga tegelikult kurb vaadata, kuidas tsiviilisikuid kasutatakse poliitilise relvana. See on tegelikult vastuolus igasuguse rahvusvahelise humanitaarõigusega. Ja siin teemal me suhtleme väga palju just nimelt ka ÜRO-ga, et tegelikult survet avaldada siis nii-öelda selle kriisi põhjustanud riikidele. Humanitaarabi andsime eelmisel aastal 3,5 miljonit, mis ei ole mitte vähe. Ja humanitaarabis ei ole kunagi prioriteetriike, vaid kui kriis kuskil lahvatab, siis saadetakse rahvusvaheline abipalve, on see siis kas riik otse või siis läbi ÜRO. Ja meie siis hindame koostöös heade kolleegidega teistest majaüksustest, kas Eesti peaks andma abi, milline see abi on. Samas me teame ka, et päris paljud kriisid on muutunud pikaajaliseks, nagu Süüria regionaalne konflikt või kriis, Ukraina, me teame, et täna tegelikult Ida-Ukrainas käib sõda, Palestiina. Need on need 3 siis sellist kriisi, mida me oleme päris mitmed aastad juba ka rahastanud. Selleks, et inimestel seal oleks mingil määralgi võimalik tagada inimväärne elukeskkond, aga olukord on endiselt keeruline. Ja siis on väike loetelu, et millistele riikidele me oleme siis andnud COVID-19 pandeemia osas abi. On see siis olnud kahepoolne materiaalne abi, näiteks desovahendid, maskid, tekid, padjad, voodipesud või siis rahaline panus läbi ÜRO vastava organisatsiooni. Nii, järgmine slaid, palun. Ja lõpetuseks ma räägiksin ka meie reformiplaanidest. Eelmise aasta alguses, tegelikult kui COVID algas, hakkas meil ka reformvaldkonnas. Me
võtsime nii-öelda kogu oma tegevuse tükkideks ja hindasime, et mida saaks veel paremini teha, kus on kitsaskohad ja selle tulemusel on tänaseks asutatud siis sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, mis on siis riigi poolt asutatud nii-öelda rakendusliku funktsiooniga organisatsioon. Ehk et kui tänaseni kõigi 150 käimasoleva arengukoostöö projekti ütleme siis menetlemine käis läbi minu büroo, siis tulevikus hakkab sellise rakendust funktsiooni, õigemini järgmisest aastast tegema siis seesama sihtasutus, ja põhjus on või eesmärk on siis see, et meie riigi arengukoostöö elluviimine muutuks veelgi tõhusamaks, ühtsemaks ja strateegilisemaks. Plaan on tegelikult seda võimekust kasvatada, et sellepärast sai ka keskus loodud. Ja eks meie tegevuste eesmärk on ka ikkagi, et nad oleks suhteliselt suure mõjuga. Nii et järgmine slaid, palun. Et siis näiteks, kui te ka oma tulevikuplaane seate ja teile tõesti meeldib selline rohkem põllutöö, et siis võite vaadata ka Arengukoostöö Keskuse kodulehele. Ma tean, et seal võetakse uusi inimesi tööle ja keskuses on siis 2 sellist suuremat suunda. Üks on idapartnerluse suund, kõik need riigid, mida ma enne mainisin. Teine suur suund on siis Aafrika, kus me siis suurendame oma tegevusvaldkonda. Ja kõigi meie tegevuste eesmärk on ka siis paremini sidustada arengukoostööd ja äridiplomaatiat, ehk siis vaadata ka, kuidas meie erasektor tegelikult just nimelt läbi siis selle ja kõikvõimalike digilahenduste saaks aidata arendada ka siis partnerriikide erasektorit. Järgmine slaid. Ja kuidas siis teie saate panustada? Et siin on päris erinevaid kodulehti välja toodud. Et kutsun teid üles klikkama seal peal. Ma loodan, et slaidid saadetakse kõigile ka peale seda üritust. Ja võin öelda, et MTÜ Mondol tegelikult on praegu just käimas üks vabatahtlik leidmise konkurss. Et see vist lõpeb 5. detsember, kui ma ei eksi. Ja teil on võimalik siis läbi vabatahtlike programmiga minna mõnda partnerriiki ja seal tõesti nii-öelda rohujuure tasandil siis anda edasi oma spetsiifilist teadmust või kogemust, et tihti peale otsitaksegi, ma ei tea, näiteks digieksperte või neid, kes oskavad õmmelda või kes oskab, ma ei tea, mingit turundusstrateegiat koostada. Ühesõnaga see ampluaa on väga-väga lai ja kõik vabatahtlikud, kellega mina olen rääkinud peale nende nii-öelda siis põllul käiku, me nimetamegi, et sinna nii-öelda partnerriiki koha peale minek ja seal olek on põllule minek. Et see kogemus on hindamatu. Ja üha rohkem vabatahtlikke tegelikult on ka tõesti juba keskeas inimesed, kes tahavad lihtsalt võtta väikse vaheaasta oma igapäeva rutiinist ja minna ja saada selline hoopis teine kogemus. Peale sellist projekti või seal osalemist väga paljudel tegelikult muutub ka suhtumine oma enda koduriiki, sellepärast me näeme, et kui tore on siin elada ja kui lihtne see elu on ja kõik toimib, et see toob võib-olla siis meile endale ka rohkem sellist tänutunnet sisse, et mis kõik meie enda riigis on juba ära tehtud 30+ aasta jooksul. Ja viimane slaid. Et siia ma jätan siis mõned küsimused teile, mille osas siis saate mõtteid mõlgutada ja kas siis kommenteerida või kui ei kommenteeri praegu, siis hiljem. Ja ühtlasi, kui võimalik või kui teil on mingeid konkreetseid küsimusi praegu, et siis ma võtaks need, et ma pean natukene enne lõppu kahjuks lahkuma, et 1000 vabandust. Aga tänud ja siin ma lõpetan.
et natukene tavapärast katkestust ikka ka ei saa muidu, aga suur-suur aitäh, Kadi. Ja ma palun nüüd kõikidel natukene mõelda, kas on küsimusi Kadile, sest kahjuks ei ole võimalik tal olla meiega meie sessiooni lõpus, kui me saame kõikidelt küsimusi küsida. Küll on tema kolleeg, et arengukoostöö ja humanitaarabi teemad oleks vajadusel ka arutelus kaetud. Aga hetkel siis, kas kellelgi on küsimusi konkreetselt siis selle ettekande kohta? Maria, kui sa tahad küsida, siis pane hääl sisse. Ma tahaks küsida, kas Eesti osaleb humanitaarprogrammis Poola ja Saksa piiril, kus on palju väga põgenikke piiri peal praegu. Või ainult Venemaa aitab neid? Ja aitäh selle väga hea küsimuse eest. Me oleme saatnud Leedule erinevat abi, näiteks telgid migrantide jaoks, tekkepatju. Seal on ka siis meie, ütleme küll, Siseministeeriumi tiim. See on Leedu, aga see kõik on üks ja sama kriis. Me Poola osas hetkel ei ole midagi saatnud, sellepärast, et meilt ei ole küsitud, et kunagi ei saa minna midagi peale suruma, mida sult ei küsita. Ehk et see on üks kuldne reegel, sest kui praegu Eesti läheks, ma ei tea, lihtsalt suvalisi asju viima, siis see tekitab veelgi rohkem segadust. Ehk et on omad reeglid, omad protseduurid, mille järgi siis riigid ka abi annavad. Ja ma ei ütleks, et Venemaa ainult aitab, et see on vist natukene, ei ole vist päris tõene info, kui ma nii tohin öelda, et on olemas isegi erinevad rahvusvahelised organisatsioonid, kes on koha peal, IOM, UNHCR, keda me toetame rahalise panusega läbivalt. Nii et me jälgime olukorda, oleme tugevas suhtluses ka meie enda Punase Risti seltsiga näiteks, oleme ühenduses Poola kolleegidega iga päev, et niipea, kui on midagi konkreetset vaja, siis me oleme valmis ka panustama. Aitäh! Ma tahaks küsida, kas Eesti on valmis võtma vastu neid põgenikke või ikkagi ei ole? Kõigepealt tuleb ära defineerida, kes on põgenik ja kes on migrant ja kellel on nii-öelda vajadus tõesti rahvusvahelise kaitse järele ja kellel ei ole. Et sellega tegeleb meil Siseministeerium ja Piirivalve Politseiamet, PPA. Et lähtuvalt rahvusvahelistest normidest hinnatakse iga asüüli paluva isiku tausta ja sellest lähtuvalt võetakse vastu ka otsus, kas see inimene vajab asüüli või on tema huvi siia tulla puhtalt nii-öelda muudest kaalutlustest. See võib olla parem nii-öelda majandusliku seisu tekitamine ja nii edasi. Et ma siin hoiaks väga lahus migratsiooni ja tõelised pagulased, kes on pidanud oma koduriigist lahkuma sellepärast, et muidu neid ähvardaks surm. Ja ma siin soovitan lugeda ka rahvusvahelist humanitaarõigust, konventsioone, kus tegelikult on kõik reeglid ja põhimõtted kirjas. Ja see, mis praegu toimub piiridel, ma ütlen veel kord, et see on uutmoodi... WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. Nii, midagi toimus. Et see on uutmoodi kriis, millega kogu Euroopa Liit ja ka ÜRO praegu seisavad silmitsi siin meie piirkonnas. Aitäh! Suur tänu. Et kas kellelgi on veel midagi konkreetselt küsida? Kui tohib, ma ikkagi ise küsin loomulikult, et
siiski kasutada ära see võimalus ja meil on siin koos need, kes hakkavad tööle noortega või juba tegelikult töötavad noortega, et missugune soovitus teil oleks, kuidas noortele siis kõige paremini selgitada arengukoostöö ja humanitaarabialase koostöö tähtsust ja eelkõige ka seda, et ka Eesti ei ole liiga väike, et seda tõsiselt teha. Et mis oleks see teie soovitus ühele algajale noorsootöötajale, et kuidas noortega sellest rääkida? Ma arvan, et ükski noor ei viitsi kuulata teooriat, vaid kõik on kinni praktikas. Ja ma arvan, et alustada tasub ju meie enda riigis, et kohe ei pea ju minema kuskile arenguriiki, vaid ka Eestis on piirkondi ja alati on abivajajaid, et ma arvan, siin on palju selliseid vabatahtlikkuse alusel olevaid programme või kaasumise võimalusi, kus võiks noored alustada. Ja meie eesmärk on kahtlemata Välisministeeriumis võimalikult palju rääkida ka sellest, mida Eesti on teinud või saab ära teha, et täpselt, et iga väike abi tegelikult on oluline ja sellest võib olla tohutu suur mõju partnerriigis, et see abi sihastamine on see, mida me peame õigesti tegema. Et me ei lähe peale suruma midagi, mida tegelikult ei oodata, on ju, vaid me täpselt vaatame, et kes millist abi vajab. Aga noortele jah, et ma arvan, et need mõned lingid, mis said ära toodud, et kindlasti tasuks sinna sisse vaadata ja ise panna ikkagi käsi külge ja ma arvan, et iga noor tegelikult tänapäeval tahab olla kasulik ja tunda seda enda lisandväärtust. Ja ma arvan, et neid võimalusi kus iganes on olemas. Aga tõesti tasuks vaadata eelkõige siseriiklikult ja siis ka väljapoole. Aitäh! Suur tänu! Ja mul on ka küsimus kuidagi, et kuna me siin peamiselt noorsootöötajad ja kindlasti meie keskel, millest keelest me mõtleme kogu aeg on noored ja noored tundub praegu ongi see tegelik osalus on väga oluline ja noored tahavad kaasa rääkida ja aidata ja nii edasi. Mis soovitusi te annate noorsootöötajatele, kuidas noortele nendest teemadest niimoodi rääkida ja kui palju on vaja need teemad tõsta selleks, et rohkem noori veel kaasata? Aitäh, hästi oluline küsimus jälle, et ma ütleks, et siinkohal me räägime maailma haridusest, et kuidas üldse noorteni viia seda teemat ja kuidas võib-olla ka siis suurendada seda empaatiat noortes, et tegelikult ju miks maailmas tekivad konfliktid ja arusaamatused on see, et meil puudub empaatia võib-olla mingi riigi suhtes, inimeste suhtes ja selleks, et nii-öelda see maailma rahu vabandust, kui ma nii üldiselt ütlen, aga et selleks, et oleks rohkem rahu ja vähem konflikte, me peame teineteist rohkem mõistma. Ja selleks ongi empaatia, mida on vaja kasvatada. Et ma arvan, nendel teemadel rääkimise osas tasuks ühendust võtta MTÜ Mondoga, kes tegelikult meil Eesti Vabariigis koostöös siis Haridus-Teadusministeeriumi ja ka Välisministeeriumi rahastusega töötabki koolide õpetajatega ja lastega ja vaatab, et arengukoostöö temaatika oleks üha rohkem ka kooliõpikutes kirjas, et neil on olemas tegelikult juhendmaterjalid õpetajatele ja ma arvan, et nad on hea meelega nõus jagama neid juhendmaterjale või ka koolitama, ütleme siis noorsootöötajaid. Et kui vaja, ma võin saata ka konkreetse kontakti peale seda üritust kellelegi, et kindlasti tasuks Mondoga siinkohal rääkida. Ja nad annavad head nõu, et mis on need parimad viisid, kuidas noortele seda valdkonda lähemale tuua. Aitäh!
mõtteid ja arutelu siin veel ja kui kellelgi veel tekib küsimusi, siis saab tõesti hiljem veel arengukoostöö ja humanitaarabi teemad ka selles paneeldiskussioonis või lõpuarutelus puudutada, aga suur aitäh, Kadi Metsandi ja me saame oma mõtteid veel koguda ja sellel teemal siis veel täna ka natukene rääkida. Aga edasi minnes on mul au ja tõesti ka väga hea meel, et täna on siin ka noor delegaat, kes ÜROs osaleb ja Linda on meil tegelikult enamusega siin sarnases staatuses ehk siis tudeng Tartu Ülikoolist. Nii et paljudele kolleeg põhimõtteliselt, kes õpib siis teisel kursusel riigiteadusi bakalaureuse õppes ja on kõrvalerialaks võtnud endale usuteaduskonnast maailma usundid. On aktiivne riigiteaduste seltsi liige ja korraldab aktiivseid sündmuseid, üritusi ja erinevaid tegevusi. Kõige olulisemad teemad on inimõiguste ja jätkusuutliku arenguga seotud teemad siis Linda jaoks. Ja kindlasti saab siis ka Linda ise seletada, mida tähendab see ÜRO noor delegaat olemine. Ja palun, Linda Luts. Nii. Kas mind on ilusti kuulda? Meil läks kogemata uuesti video käima. Et terega siis minu poolt väga tore on teid kõiki näha ja teiega siin koos olla, et teiega tore on näha ka teisi noori ja ka rääkida ja suhelda teiega. Et kui kõrval minu kolleegid armsad rääkisid rohkem teile sisuliste teadmisi, siis mina jagan teile võib-olla natukene rohkem motivatsioone ja nippe, mida ma olen noordelegaadina vahepeal saanud teada ja kogenud nii-öelda. Ja sain ka aru, et see loeng on nüüd avatud, aga kuna see oli planeeritud Tartu Ülikooli Narva kolledži tudengitele ja just ma saan aru, et noorsootöötajate tudengitele, siis ma suunan just kõik need mõtted just pigem teile. Nii et vot. Aga ma arvan, et peaks alustama sellest, et mida ma tahaks kõige rohkem, et te jätaksite meelde minu osast ja minu jaoks on just see, et kui tähtis on noorte osalus ja kui tähtis on see, et te oleksite aktiivsed. Et tihtipeale mul on siuke tunne, et inimesed unustavad ära või et on siuke tunne, et me oleme siin väikses Eestis ja et mida me ikka saame teha, et me nokitseme enda väikest asja siin ja et keegi ei pane tähele, mida me teeme, aga tegelikult see niimoodi ei ole. Et kas või näiteks see tuua näiteks, et Greta Thunberg, ma arvan, et te olete kõik temast kuulnud, me oleme kõik teda telekast näinud. Tema kunagi oli väike tüdruk, kes lihtsalt istus Rootsi parlamendi ees ja tegi seda, mida ta tahtis ja tundis, et see oli vajalik. Ja mõelge nüüd, kui paljud inimesed on teda jälgima hakanud ja kui mitmed 100 000 noored läksid tänavatele koos temaga protestima ja omamoodi ta tegi lihtsalt väikest asja enda nurgas, aga mõelge, milline laine see tekitas hiljem. Et tegelikult noortel on võimalik tekitada selliseid inertsilisi tõmbeid ja lükkeid, et inimesed saaksid nendega kaasa tulla ja midagi päriselt ka muuta. Ja muidugi noored ei saa öelda poliitikutele või teistele inimestele, et mis otsuseid tuleb teha, aga siiski väga paljud otsused on meie poolt võimalik mõjutada ja suunata. Et sellepärast on kindlasti noorte hääled väga olulised ja ma usun, et ei tohiks ära unustada seda ja noored ka ise ei tohiks ära unustada seda, et ei tohiks karta ka osaleda kuskil ja julgeda öelda, mida te arvate. Aga ma natukene räägin ka enda taustast ja teiste noordelegaatide taustast, et kuidas meie siia oleme jõudnud. Et mina ise olen Tallinnast noor ja läksin Tartu Ülikooli tudengiks ja kuidas ma siia sattusin täpsemalt on pigem see, et kui ma olin noor, ma tahtsin avastada rohkem uusi kultuure, ma tahtsin osaleda mingites projektides, kus ma saaksin kogeda neid uusi kultuure
ja ma otsisin neid projekte ja osalesin ise ja siis ma sain aru, et vau, et see on nii äge, et ma hakkan ise koostama neid projekte ja ise neid läbi viima ka ja seda ma ka teen praegu Riigiteaduste Seltsi raames. Ja samamoodi hea näide on eelmine noordelegaat Eva Lennuk, kes on ise tegelikult isegi Narvast pärit. Et tema oli ka täiesti tavaline noor tüdruk, aga ta tegeles vabatahtliku tööga ühes noorte keskuses minu teada. Ja hiljem talle tohutult meeldis see kõik, mis nad tegid seal ja ta ise hakkas projekte kirjutama. Tegi, ma mäletan, ta rääkis väga huvitaid projekte Eesti ja Vene noorte vahel, et koostööd tekitada nende kahe vahel ja ta ütles, et talle nii meeldis see, et hiljem ta tahtis pürgida kaugemale ja lõpuks ta ei olnud ainult ÜRO noordelegaat, vaid ka on ta olnud Euroopa Liidus komisjoni noordelegaat ka minu teada. Nii et tegelikult väiksed sammud alguses, aga need asjad kombineerivad ja need lähevad suuremateks ja enne kui te ise panete tähele, siis oletegi kuskil kaugel ja teete mingeid üliägedaid projekte. Nii et jah, aga rääkides ka siin enne Aafrika ja Lähis-Ida konfliktidest, siis pean ka mainima, et me ei tohi ka ära unustada teisi noori, et me ei saa ka ainult enda peale mõelda. Et ma ütlen ausalt, et mul on ikka tegelikult tohutult vedanud, et mul on antud selline võimalus, et mul on vedanud selles mõttes, et meie riigis on üldse selline programm olemas, aga hästi paljudes riikides ei ole sellist programmi olemas ja pigem see ongi just nendes riikides, kus noored on kõige rohkem hädas ja kus neil on tegelikult vaja kõige rohkem abi. Et hästi paljudel Euroopa riikidel on olemas noordelegaatide programm, aga kui me vaatame näiteks Aafrika kontinendi poole, siis seal on ainult väike käputäis riike, kellel on noordelegaadid. Mistõttu ma ei tohiks kunagi ära unustada teisi noori ja isegi ka siin kõrval mainiti enne, et kuigi see probleem võib-olla ei mõjuta meid otseselt praegu, siis see kindlasti mõjutab meid tulevikus ja see, et ma ei näe või ma ei kuule sellest, ei tähenda ka seda, et me ei tohiks et me ei peaks sellest huvituma ja selle peale mõtlema. Et kui tegelikult see on õudne mõelda, kuidas teised noored kuskil elavad ja kuidas nemad ei saa kooli minna ja kuigi meile tundub, et koolis käimine on üks õudne asi, siis tegelikult see on uskumatu võimalus ja me tihtipeale ei saa sellest aru. Mistõttu, et kui te tegelete näiteks noorsootöötajad teiste noortega, siis pidage ka meeles, et kõik ei ole samas nagu olukorras kui teie, võib-olla neil ei ole piisavalt raha, et minna ülikooli või saada haridust, et ka Eestis on tegelikult palju noori, kes elavad absoluutse vaesuse piiril, neil ei ole võimalik minna haridust saama ja neil ei ole võimalik muid huvitavaid erialaseid asju teha, et seda peage kindlasti meeles. Ja ma tahtsin ka võib-olla rääkida sellest, et nagu enne mainisin, et meil on siuke tunne vahepeal, et meie teod ei vii mitte kuskile edasi, aga ma tahaksin tuua sellise näite, et mina arvan, et ÜRO ja üldse kõik sellised suuremad maailmaorganisatsioonid on nagu majade ehitamine ja see on siuke üks suur maja. Ja sul on kõiki neid osasid vaja, et seda ehitada ja kui sa võtad selle ühe väikse osa ära, siis see maja kukub lihtsalt kokku. Näiteks kui sa paned vundamendi, aga paned lihtsalt telliskivid peale, siis kui sa tsementi vahele ei pane, siis see maja kukub kokku. Ja nüüd kujutage ette, et Eesti on ka omamoodi väike tükk sellest tsemendist või siis ma ei tea, see soojendi seal seinas või mida iganes, aga me oleme ka väga tähtis osa, sest me oleme osa sellest suurest majast ja ega ilma meieta omamoodi see maja ei toimi, seal on vaja natukene seda soojendit või siis kroffi või vundamenti, et selles mõttes, kui te hakkate tegema mingid projekte või midagi ja teil näiteks motivatsioon langeb, et mõtlete, et mida ma ikka siin teen, siis uskuge mind, see kedagi ikkagi mõjutab, kedagi mingit väikest tüdrukut või väikest poissi või kedagi muud, kes võtab selle kaasa endaga ja hakkab ise mõjutama teisi. Nii et uskuge mind, kui te teete midagi, siis kindlasti tehke täiesti 100% enesekindlusega, motivatsiooniga ja suure südamega, sest ma arvan ka, et nagu Kadi enne rääkis, et me saame suurema rahu kaasa tuua just siis, kui me oleme kaasa tundvad üksteise vastu ja rohkem, see kõlab nagu klišee, peace and love, aga see on tõsi tegelikult, et mida rohkem
me jagame seda armastust, seda rohkem tegelikult tuleb seda tagasi ja niimoodi me saamegi äkki maailma natukenegi paremaks teha. Aga jah, olge hästi aktiivsed, ärge kartke, olla aktiivsed ja minge vallutage maailmat. Aitäh! Ma ütleks ka, et kui keegi tahab, siis võite vabalt küsida küsimusi ja meil on ka noordelegaadi sotsiaalmeedia Facebookis, noordelegaat, ÜRO noordelegaat ja samamoodi ka Instagramis, et kui te tahate lihtsalt vahepeal vaadata, mida noordelegaat teeb või rohkem ÜRO kohta teada saada, siis seal on täitsa informatsioonid olemas. Ja kui te tahate, te võite seal ka kirjutada mulle, et kui te ei julge kohe praegu kirjutada või küsida midagi, siis võite alati sinna kirjutada, et ma hea meelega vastan teile. Aitäh! Ja suur tänu, Linda ja praegu on siis võimalus tõesti küsida konkreetseid küsimusi, et kas kellelgi on Lindale siiski praegu kohe küsida midagi? Vabandust, kuna sa nii isiklikult rääkisid, siis ma ka küsin isiklik küsimus. Mis sind kõnetab noorena võtta seda väljakutse ja nii enesekindlalt seda vabandust ja propageerida või viia seda sõnumit, et noored ja olge aktiivsed, koos saama hakkama ja uskuge seda. Ma arvan, et minu jaoks kõige suurem motivatsioon on teised inimesed. Ma olen ise aru saanud, et olles aktiivne, ma tutvun nii paljude ägedate inimestega. Nagu tõesti see on uskumatu, kui ägedad on inimesed. Et osaledes erinevatel projektidel tutvusin hästi paljude erinevate usutaustaga inimestega, erinevate rassidega, erinevatest riikidest ja nad on kõik nii imelised ja nad on andnud mulle nii palju võimalust ise areneda ja laiendada enda maailmavaadet ja kogeda uusi kogemusi, et ma arvan, et see on hästi suur motivatsioon ja üldse lihtsalt uudishimu kõige vastu. Ma olen lihtsalt hästi uudishimulik inimene ja siis ma tahtsin teada, et mis seal toimub või kus seal oli, ja ma tahan seda ka teistele noortele edasi anda, et olge uudishimulikud ja minge vaadake, mis projektid on kuskil ja isegi kui te kardate natukene, siis ärge karke. Või no kartmine on normaalne selles mõttes, et see on täiesti arusaadav, aga alati igas projektis on mingi inimene, kes tuleb sinu juurde, on nagu tere, kes sa oled ja mingi hakkab sinuga rääkima ja siis teist saavad mingid väga head sõbrad. Ja siiamaani mul on mingid sõbrad kuskil Prantsusmaal, kellega ma lihtsalt vahepeal kirjutan ja nad kirjutavad, ja tule suvel külla, et me igatseme sind ja see on väga-väga tore, nii et ma väga soovitan igasugustes projektides osa võtta ja lihtsalt olla aktiivne. Jah. Aitäh. Suurepärane. Kas on veel küsimusi? Kui tohib, ma ise küsiks vahepeal nii kaua, kui teised veel mõtlevad, et kas noor delegaat saab mõjutada otsuseid ka ÜROs ja näiteks siis milliseid tegevusi või milliseid asju on siis sellel perioodil, kui sina oled seal olnud, noor delegaadid suutnud nii-öelda ära teha, võib-olla on palju öelda, aga vähemalt mõjutada. Et mõned sellised võib-olla näited. Jah, et mul ise veel hästi palju kogemust kahjuks sellest, ma just oktoobri algusest sain noordelegaadiks, aga siiski vahepeal oleme teinud lähedast koostööd teiste ÜRO noordelegaatidega üle maailma ja läbi on viidud sellised suuremad tähtsamad koosolekud ÜRO esindajatega ja näiteks hetkel me töötame selle nimel, et rakendada sellist raportit nagu Our Common Agenda, mis on ÜRO peasekretäri poolt avaldatud raport ja üks lõikudest väga keskendub tugevalt noortele, noorte kaasatavusele ja sellele, et noorte hääli
oleks kuuldal nagu. Ja hetkel töötame selle nimel, et need kõik asjad oleks ka rakendatud. Samamoodi tõime välja noordelegaatidega, et ÜROs võiks tegelikult täiesti eraldi office olla noorte jaoks, mis oleks noorte poolt nii-öelda tehtud, läbi viidud ja mis tegelekski ainult noorte probleemidega üle maailma. Sest tihtipeale, kuigi tegeletakse noortega, siis ÜROs on nii palju töid, et need teemad lihtsalt jäävad kuhugi tahaplaanile, et kui oleks kindel office, siis oleksid kindlad tööd ja need oleks ka tehtud ilusti. Et sellega hetkel tegeleme noordelegaatidega. Ja jah, hetkel toimub selle raporti nii-öelda rakendamine, et see on alles algusfaasis, aga me tegeleme sellega aktiivselt. Et võt, see on hetkel praegu kõige suurem minu plaan hetkel, jah. Aga suur asi tundub olevat, et kindlasti saab seda hiljem kuskilt lugeda, seda dokumenti ka. Jaa. Ma võin isegi võib-olla saata teile, ma saan äkki kellegi käest siit meili ja võin saata teile lühendatud versiooni sellest raportist, et äkki teie noorsootöötaja noored saavad ka mingid ideed, kuidas nad saavad ise seda rakendada, et see oleks väga vahva. See on suurepärane mõte, sest et ka meie ju noorte osaluse teemad käsitleme väga-väga tähtsana noorsootöös üleüldse. Nii et kui on ka praktiline näide ja praktiline asi, mida täiesti saabki teha, et see oleks kindlasti suureks abiks. Aga suur aitäh ja küsin veel korraks, et kas keegi tahab Linda käest midagi küsida? Sest et me liigume nüüd sellises paneeli või kõikide esinejate arutelufaasi. Ja mitte ainult esinejate, vaid ka osalejate arutelufaasi, kus meil on võimalik kõikide käest veel kord küsida, aga ka natukene arutada neid teemasid, mis me kuulsime. Ja ma sissejuhatuseks võib-olla lasekski korraks veel korra vaba mikrofoni osalejate hulka, et kas kellelgi on nüüdseks küpsenud küsimus siis tänastele esinejatele, mida ei jõudnud küsida siis, kui oli see hetk enne. Kõik on ikka väga tagasihoidlikud Eesti noored, kes ikka liigne kord sõna ei võta. Aga nagu minu tudengid kindlasti teavad, siis minule ei tasu jätta võimalust ise küsida midagi, sest ma kohe küsin ka. Ja ma siis nii kaua võib-olla jällegi küsiks alustuseks, et eelkõige just meie esimeselt kõnelejalt Ingridilt, et kuulates ka seda Aafrika olukorda ja tõesti, ega see teadmine meie kõigini ei ole jõudnud. Mina kindlasti ütlen, et ei tea sellest olukorrast, eriti Kongo olukorrast võib-olla ei ole üldse kuulnudki väga. Aga samas, mis mulle kõlas väga suure nagu šoki või üllatusena ikkagi teades seda mingil määral, aga see, et seal on nii palju noori. Aafrika kontinendi elanikkonna hulgas on tõesti noorte osakaal ju väga-väga suur. Meie siin vananevas Euroopas ja vananevas Eestis kuidagi oleme harjunud sellega, et iga noor on väärtus ja iga noor on tähtis. Aga kas see potentsiaal, mis siis Aafrika mandril on, selle noore energia moel, kas see praegusel hetkel lähebki ainult nendesse konfliktidesse või te näete sellest tegelikult sellist tõukejõudu ka kogu maailma võib-olla siis kas teemade või arutelude või lahenduste leidmisel? Natuke võib-olla umbmääraseks jäi, aga ongi emotsionaalne küsimus.
Jaa, aitäh, Anne, tegelikult see on hästi hea küsimus ja ma olen ise ka korduvalt öelnud, et Aafrikat muudavad tegelikult Aafrika noored, et see, millised muutused seal hakkavad nüüd lähiajal toimuma, arvestades just seda demograafiat, ega me seda täpselt kõike ette ei tea või ei näe, et võib olla nii negatiivse suunaga muudatusi, eks ole, oludes, kus tõesti põlvkonnad noori jäävad ilma hariduseta, mis on totaalselt traagiline. Aga see ei ole nüüd ju ainult Aafrikale omane, et võtame kas või Lähis-Idas Süüria kriisi, et ka seal, et me näeme kadunud põlvkondi. Aga on ka riike ja piirkondi seal, kus tegelikult on olnud selline endeemiline häda nõnda öelda valitsejatega, kes ei suuda lahkuda võimult ja tuleb see nõnda öelda 3. mandaadi ja 4. mandaadi ja 5. mandaadi küsimus. Vaat see, ma arvan, on asi küll, mis hakkab muutuma selles mõttes, et need noored, see kasvav noor põlvkond lihtsalt ei ole nõus sellega. Nii et muudatusi on tulemas, neid võib olla erinevaid selles mõttes, et igat masti. Ma ei tea, kas ma nüüd vastasin selle kõik ära, aga tõesti see noortes on see suur jõud ja nagu ma ütlesin ka, et kui mediaanvanus tervel kontinendil, see on 1,3 miljardit elanikku ju praegu ja mediaanvanus alla 20 ehk 19, midagi, siis see on ju ühest küljest potentsiaal, teisest küljest ohumärk, eks ole. Just, suur aitäh tõepoolest, et see, kus me täna näiteks just ka oleme arutanud, et Eesti demograafiline situatsioon on ikkagi hoopis teine ja noor kui ressurss on meie jaoks nagu selline mõttekäik, et iga üks on väga tähtis, aga maailmas ei ole see tervikuna sugugi nii. Ja samas on jällegi hästi sümpaatne just ka see, et tegelikkuses see on nii, selles mõttes, et ka seal on ikkagi muutuste allikaks just see sama noor energia. Head tudengid ja head osalejad, palun küsige ka, katkestage mind ja küsige küsimusi, muidu ma küsin ise uue veel. Aga tõesti, palun, tegelikult on see võimalus teile. Kas te sooviksite midagi hetkel veel, keegi on jõudnud, küpsenud? Aga ma küsiksin siis selle jutu edasiseks jätkuks nii kaua taaskord seda, nii kaua selles mõttes, et nii kaua kui keegi ikkagi tahab küsida midagi. Et kui need numbrid 1,3 miljardit versus Eesti 1,2 midagi miljonit, eks ju, siis kas arengukoostöö ja humanitaarabi võtmes, kas me peaksime vaatama oma missiooni pigem selle olukorra teadvustamisel Eesti noortele, Euroopa noortele, või me siiski peaksime keskenduma võib-olla sellisele lahenduse pakkumisele, lahenduste otsimisele ja nendes osas siis kas vabatahtlikule algatusele või kuidagi sellisele aktiivsusele, et Linda kutsus üles aktiivsusele, aga küsimus ongi, et kas võtta pigem nagu missiooniks selline teadlikkuse tõstmine või on see ikkagi vabatahtlik tegevus, konkreetselt midagi ära tegemine. Ma ei tea, kas neid üldse saab niimoodi eristada. Ma arvan, et äkki see on arengukoostöö ja humanitaarabi küsimus eelkõige. Ja, tere, aitäh selle küsimuse eest, et mina olen Mari-Liis, siis Kadi kolleeg, Kadi pidi kahjuks lahkuma, aga loodetavasti saame neid teemasid siin kenasti katta, et kõigepealt on hästi kahju, et me ei saa täna olla Narvas, aga on hea meil olla ka siin kolleegide ja kõigepealt ma tahaksin ka sissejuhatuseks öelda, et ma olen ka Lindat ise varem jälginud Instagramis ja kindlasti tahaks tunnustada tema väga sellist efektiivset nähtavust ja tööd, et väga hea meel on temaga isiklikult siin täna kohtuda. Aga
tulles selle küsimuse juurde siis, et ma arvan, et pigem ei peaks neid eristama, et need võiksid käia käsi käes, nii selline teadlikkus kui selle kasvatamine, kui siis ka meie kohalolek ja panustamine nii siis Aafrikas kui idapartnerlusregioonis, et ma arvan, et nagu Kadika siin varem mainis enda ettekande käigus, et väikeriigina me ei saa olla kohal igal pool ja väga suures mahus, et meie oleme oma tegevustes ja panustes keskendunud sellele, et pakkuda oma siis õlga, tuge, abi seal, kus meie, sealhulgas ka siis rahaline panus saab pakkuda kõige suuremat lisandväärtust ja tegelikult tihti on see meie kogemus, reformi kogemus ja meie selline nutikus ja sellised oskuslikud lahendused ja see võib ka teinekord kõlada triviaalselt, aga meie reformi kogemus on väga hinnatud nii idapartnerlusriikides jätkuvalt, kui siis kasvavalt ikkagi ka Aafrikas, kus ühiskonnad on sellised väga kiire arenguga ja ütleks isegi äkilised, et kus soovitakse jätta ikkagi ühiskondlikus arengus näiteks mõningaid etappe vahele ja mida siis meie digilahenduste abil on nende vajadustele hästi võimalikke lahendusi pakkuda ja et seal on väga hea selline sünergia tekkinud meie siis lahenduste ja nende vajaduste vahel. Ja mis seal salata, et seda on ka meil väikeriigina väga hea meel näha ja tõdeda, et meid on kuskil vaja ja meie kogemused on väga nende ühiskondlikule arengule vajalikud. Et võib-olla Ingrid siin soovib midagi lisada veel, et... Ja ma võiksin lihtsalt öelda, et tõepoolest on nii, et mul tuli meelde, kuidas maikuus Malis käisin ja olin esineja ühel e-valitsemise teemalisel konverentsil ja ausalt öeldes ma ei ole nii palju kaameraid vist oma elu peale kokku näinud, kui sel hetkel oli ja põhiline, millega tõesti tähelepanu pälvisin, oli see suur küsimus, et kuidas see võimalik on, et 30 aasta jooksul on Eestist saanud rikas riik, aga te alustasite niimoodi, et tegite rahareformi, andes igale kodanikule peo peale umbes $10. Et rääkisin ka kogu seda meie lugu, kuidas me kogu oma e-riigi kasvatasime üles sisuliselt samm-sammult ja tehes seda ise ja oma nutikusega ja oma teadmistega ja ilma suurte rahadeta. Ja ausalt öeldes minu kogemuse baasil on see nagu kõige tugevam trumpkaart, mis meil üleüldse Aafrika mandril on. Selles mõttes, et rääkida juttu võivad igasugused rahvad, aga sellist tegu, mis on ära tehtud, nii paljudel ei ole. Et aitäh. Ma tahtsin küsida, miks just Aafrika, miks mitte teised riigid? Mõned riigid on ju ka väga nagu traagilises olukorras, näiteks Aasia riigid, näiteks võtta Lõuna-Ida-Euroopa, kus on ka väga palju, väga halb olukord. Miks just Aafrika? Ma võib-olla alustan ja siis kindlasti Ingrid täiendab, et Aafrika on oluline, me ei saa vaadata nagu ka kasvavad migratsioonitrendid näitavad, et me ei saa vaadata enda julgeolekut lahus arengutes Aafrikas ja me ei saa näha enda selliseid julgeolekut ja Euroopas toimuvad protsesse lahus siis Euroopas toimuvast üldisest, et kui me soovime, et meie liitlased on meiega solidaarsed, siis me peame olema ka solidaarsed oma poliitikates Euroopa Liidus. Ja ma lisaksin siin seda ka veel, et meil on vaja ju ka teise poole huvi. Selles mõttes, et ega me ei lähe oma reformi kogemusest rääkima nendele, keda see paelu. Ja Mari-Liis siin just enne ka mainis seda, et meie omal ajal, eks ole, jätsime mõned arenguetapid vahele, leapfrogging või kuidas me seda ütlemegi, eks ole, ja praegu me näeme tegelikult seda sama juhtumas Aafrikas. Et ma mainisin noori ja ma ütleksin tegelikult siia juurde võib panna ka veel sotsiaalmeedia, mobiilside, et see kõik, mis on noorte käes praegu, see, kuidas vahetatakse informatsiooni, see, kuidas uued rakendused tekivad nutikalt
endiselt ka väheste investeeringutega, see on täiesti hämmastav, kui palju sellist praktilist nutikust võib Aafrikas näha, aga miks Aafrika? Jah, just sellepärast, et võib-olla sealt poolt on tulnud palju rohkem huvi meie suunal ja see on ehk kõige parem vastus. Loogiliselt võtta, miks Aafrikas on palju noori. Te ju kõik teate, et seksuaalelu ja seksuaalkasvatus algab Aafrikas 10-aastaselt, isegi varakult. Nendel ei ole selliseid asju nagu konstruktiivid või preservatiivid. Nad ju siginevad ju alates juba 11-aastaselt. Me kõik seda teame ju. Vot sellepärast ongi neid nii palju noori. Võib-olla lisan selle eelmise lisaks, et mis puudutab veel Aafrikat ja meie kohalolekut ja koostööd, siis Eestil on tegelikult siin teiste riikide ees ka võib-olla selline väike eelis, et meeldib see meile või mitte, võrreldes mõndade riikidega selline uus demokraatia ja sellest tulenevalt meil ei ole ka sellist koloniaaltaaka, et meid võetakse niimoodi värskelt ja sõbralikult vastu tihti. Et see on võib-olla ka selline eelis, et mis meil on mõned Euroopa riikide ees ja et seda on ka nagu hea omada ja miks mitte siis ka kasutada. Et võib-olla lisaks veel. Aga aitäh, et väga põnev on just see, et ka kuidas siis Aafrika teema ikkagi meie tegeliku igapäevaeluga ka seotud on, et me näeme tegelikult siin mitmeid linke kohe. Aga kui keegi tahab küsida, palun andke veel märku. Ja ma küsiks siis, kasutan võimalust ja küsin, et võib-olla mulle läks kõrvust mööda, aga kuidas täpselt saadakse noor delegaadiks, kas peab tegema mingid motivatsioonikirju ja läbi mingid voorud, et võib-olla see info oli, aga ma lihtsalt läks kõrvust mööda, et ma paluks seda täpsustada. Ei, vabandust, see oli minu paha, ma ei rääkinudki seda, et väga hea küsimus sinu poolt. Et noordelegaadiks saab niimoodi, et Välisministeerium koos Eesti Noorteühenduste Liiduga koos avaldavad sellise konkursi ja konkursi raames sa pead tõesti kirjutama ühe motivatsioonikirja inglise keeles ja siis ka vastama mõndadele küsimustele. No küsimused on kerged selles mõttes, et mida sa arvad, et mis on kõige suuremad probleemid maailmas praegu või midagi sellist. Et vastad neile ära ja siis saadad ära ja siis on 2 intervjuuvooru. Üks on Eesti Noorteühenduste Liiduga ja siis teine on juba siin Välisministeeriumis vastavate inimestega. Et niimoodi ja mandaat kestab, minu mandaat on 1,5 aastat ja ma eeldan, et ka teiste noordelegaatidega, et järgmise aasta lõpus avatakse uus konkurss, nii et teil on 1,5 aastat, et kogemusi koguda ja siis 1,5 aasta jooksul äkki keegi teist kandideerib. Väga tore oleks teid näha igastahes. Nii et jah, võt. Suur aitäh, Linda ja kas on kellelgi tekkinud veel küsimusi? Tahaks ise veel siiski, meil on 4 minutit küll aega, aga ma tahaks korraks tõstatada ühe teema, milles Tartu Ülikooli Narva kolledži ja meie tudengitena me oleme siiski seotud, kes rohkem, kes vähem, aga teatavasti Ida-Virumaa on Eesti rohepöörde keskpunktiks. Ja kogu see kliimatemaatika on rahvusvaheliselt ka väga erinevalt käsitletud ja minu küsimus olekski siin, et kas te kõik, võib-olla on see kõigile suunatud ka, et kas te näete siis erinevatest vaatenurkadest ja erinevates maailma ütleme siis noorte perspektiivides, et see kliimateema muutub pigem ühendavaks maailmas või vastupidi, et see on ka see teema, mis noori jätkuvalt võib-olla ka hakkab üha rohkem eristama, et kes muutuvad siis võitjate poolele ja kes jäävad kaotajate poolele. Et kuidas selle teema osas teie taju on? Aitäh!
ma võib-olla alguseks ütleksin seda, et jah, ma mainisin ka kliima ja julgeoleku seoseid alguses ja sellest aspektist pigem see kliima praegu on meile kohati väga suur probleem ja tegelikult on suured probleemid ka seoses rohepöördega just kolmandas maailmas, selles mõttes, et kõik, mis on seotud rohepöördega, reeglina on päris kallis. Aitäh, et ma lisan ka siit arengukoostöö poole pealt, et nii digi kui rohepööre on sellised horisontaalsed teemad, mille läbiviimist me siis toetame nii idapartnerlusriikides kui Aafrikas keskselt, et need on meie jaoks väga olulised teemad nii Eestis kui Euroopa Liidus, kui siis me tahame, et ka meie partnerid kolmandates riikides oleksid selles meie toel ka seda asja ellu viimased, aga jah, et nagu te küsimuses juba ka kergelt vihjasite, et siis see on selline asi, mida on väga keeruline teha üksi, et seda võib-olla hästi ilmestab ka see, et ka siin Välisministeeriumis me ei saa seda päris üksi kõike teha, et me teeme siin väga head koostööd Keskkonnaministeeriumiga näiteks, et ja ka riikideülene koostöö, et see teema ei ole ei riigi ega regioonipõhine, et siin on kindlasti koostöö on väga oluline märksõna, aga võib-olla Linda soovib ka lisada. Ja, et te küsisite, et kas see saab olema ka noorte seas näiteks kokkuviiv teema või lahku minev. Peaks ikka ütlema, et minu on nagu enda kogemusest näen ikka, et see on pigem nagu kokku tulev. Et näiteks me oleme suhelnud noordelegaatidega väiksematelt saartelt, Grenadiini saarelt. Jah, tema ütles paremini, et seal oli üks neiu, kes ise ei saanud kahjuks meiega osaleda mingitel erinevatel üritustel, aga tänu temale jõudis ikkagi hääl edasi inimestele, kes said seda, kes peavad seda kuulama ja selles mõttes on väga ühendav tunne, et kuigi see tüdruk, temal on päris mured, tema elab seal saarel ja teda tõesti mõjutab see kliima soojenemine. Aga nii tugev siuke tunne oli, et nagu kuigi ta elab kaugel meist, siis me oleme ühenduses temaga ja me üritame teda aidata nii palju, kui meie ise suudame. Et tegelikult see on väga ühendav teema ja ma arvan, et noored üle maailma tegelikult on ju näha, et hoolivad sellest ja tahavad muutusi näha ja on ka nõus selle nimel töötama. Ja. Aitäh! Tõesti, selline solidaarsuse tunne tekib selle kliima kontekstis, aga ka tänase selle kohtumise kontekstis. Kas keegi tahab midagi veel küsida või tegelikult mitte? Me peame küsimuste esitamise võimekusega veel töötama siin kolledžis ilmselgelt. Aga igatahes minul on suur hea meel teid kõiki tänada, lugupeetud esinejad, et te võtsite selle aja ja tõesti on kahju, et me seda ei saa teha näost näkku ja Narvas. Aga te lõite meile ka virtuaalselt täna mitu kujutluspilti, vähemalt ma isiklikult saan seda rääkida, mis viisid meid täiesti kaugele selle Narva keskkonnast või mis iganes keskkonnas, kes me siin kus istume oma tubades ja avas meie maailma ainuüksi see 2 tundi juba. Ja kindlasti need mõtted, mis siit saime, kannavad edasi ka meie arutelusid noorte teemadel, et kuidas maailma noored ja Eesti noored ja noortega töötavad inimesed tegelikult siis seda sama solidaarsust, aga ka noorte tegelikku olukorda saavad arvestada ja seda arvestades kasvatada selliseid tegevusi, mis võimaldaksid tegelikult noortel oma elu paremini elada igal pool. Jah, suur aitäh teile ja ma loodan, et kunagi tekib ikkagi ka selline võimalus, et me saame siin Narvas ka mõne ürituse korraldada ja ma veel kord tuletan meelde, et meil on näitus Narva kolledžis üleval, et kes ka tudengitest on isolatsioonist vabad, saavad seda kindlasti külastada. Nii et minu poolt suur aitäh
esinejatele, suur aitäh osalejatele ja korraldajatele, kes täna siin ekraani taga tegutsevad. Ja see on olnud väga huvitav ja kindlasti jätkub mõtlemist pikaks ajaks. Aitäh kõigile!